käes on uus päev, täna lähme siis Kuljuga lähme siis ühele kinnisvarafirma esitlusele, eks ole? Just. Just, ja lähme vaatame, mis meid seal ees ootab. Lähme enda tulevast uut vinget kodu vaatama, nii et edu meile. Et tegelikult tuleb olla hästi avatud üldse, kui sa ringi liigud ja positiivne. Ma muidugi 24/7 ei saa seda olla, sest et me oleme ikkagi inimesed, aga ja, et me saime sinna selle kontakti nüüd lihtsalt rannas jalutades, meid siis approachiti ja siis kutsuti sinna kinnisvarafirma tutvustavale õhtule ja igapäevaselt toimuvad neil nagu presentatsioonid ja siis me otsustasime ka, et loomulikult lähme, loome uusi häid tutvusi ja loomulikult saame rohkem tuttavaks ka kohaliku kinnisvaraga. Et tundub, et hakkame siin Dubais rohkem aega veetma, et siis see tuleb meile ju ainult kasuks, kui meil on head kontaktid ja teame ka, mismoodi see turg siin üldse toimib. Jõudsime nüüd kohale ja meid toodi nüüd sellisesse nagu väikesesse kinoruumi. Siin on suur ekraan, siin käib selle ettevõtte kohta nüüd selline tutvustav video. Kulju läks mulle juua tooma ja ma usun, et keegi peaks tulema midagi meile ka presenteerima siia. Tundub, et tegu on siis sellise luksusliku kinnisvarafirmaga, kes ehitabki selliseid väga luksuslikke hooneid, nagu siit videost näha on ja see on ka nende lööklause Live in Luxury. Ma arvan, et ega siin Dubais väga teistmoodi väga ei saagi, aga nende kinnisvara on siis, siin enne näitas ka tegelikult väga mitmetes muudes riikides ka väljaspool siis neid emiraate. Nii et olen põnevusega siin. Kulju ka tuleb. Vaata. Mida ma vaatan? Meil oli just väga kena miiting ühe väga kena Valgevene neiuga, kes siis on 3 aastat Dubais elanud ja töötab siis kinnisvarafirmas ja valisime välja siis 2 väga lahedat hoonet, mis siis on ehitamisel, 3 aastat ehitatakse ja siis üks maja on selline, see asub siis Dubai Marina lähedal, mere ääres jällegi ja siit majast siis üks korter, mis meile meeldis ja teine maja samamoodi. See hoone, see valmib siis 4 aasta pärast, et väga uskumatu, mismoodi nagu panustatakse, ehitatakse tehislikke randasid, pargid, asjad, on sellised dupleks korterid, igal korteril on siis oma mingi väike aed, eraldi basseinid, asjad ja katusele tuleb ka omakorda veel selline džungel. Thank you! Ja siin on siis tehislikult ülevaade Dubai ühest uhkest linnaosast. Nüüd seal presentatsioonil on käidud, korterid on vaadatud, ülimõnus teenindus, auto saadeti meile meie koju järgi, auto viib meid tagasi ja tõesti ülisuper teenindus, saime väga meeldiva neiuga tuttavaks ja mis ma nüüd öelda tahtsin, oligi see, et me tulime mingi nädal aega tagasi Dubaisse ja esimene päev ma olin tegelikult šokis, sest et see keskkonnamuutus oli nii suur ja kui me Hispaaniasse kolisime, mul ei olnud plaanis see, et ma tulen nagu Dubaisse nii pikaks ajaks. Nädal aega ei ole pikka aega, aga me ilmselt oleme siin nagu pikemalt nüüd, aga ma arvasin mingi nädal, 2-3 oleme nagu tööasjus ja siis lähme nagu tagasi, aga nüüd ma näen, et mulle meeldib siin ja see on nüüd koht, kus siis oma igasuguseid asju üles ehitada, elusid üles ehitada ja see on väga hea koht siis nagu networkimiseks, ehk siis inimestega nagu suhete loomiseks ja just jah. Mis siis, et siin palav on, mis siis, et siin on hästi suured kõrged majad ja vähe loodust. Loodus on see, mis mulle väga meeldib, aga siin on nii palju muid hüvesid, et see kaalub üle, et ma tunnen seda isiklikku kasvu hästi suurelt ja kui esimene päev ma olin šokis ja ma mõtlesin, et see küll ei ole koht, kus elada, siis nüüd ma arvan vastupidi, et see koht meeldib mulle väga. Aga siin on Kulju. Kuule, jaa, väga ilusad need propertid olid, mulle meeldisid, basseinid, alad, väga luksuslik oli kõik, et kindlasti tuleb siia midagi võtta ja soovitan ka sul siia midagi võtta.
tule augusti siia, saad chillida meikumas, me näitame sulle ümbrust, me juba teame, kus asjad on ja kuidas asjad käivad. Ja meil on nüüd väga hea... Läheme augustis, meil on väga hea kinnisvarakontakt, kellega me saame minna ilusa korteri vaatama. Tema on Belarusist. Ja kinnisvara selles mõttes, et siin sa võid endale osta ja siin on ka väga head kinnisvara, siis nagu, et sa ostad kinnisvara ja siis selle hind kogu aeg kasvab. Ja see oli nii hea lugu, et sa ostad, näide oli siis natuke numbritega siis busse panna, näide oli nii, et ostis, et korteri maja pole valmis ehitama hakatud veel, ma ostis ära selle juba mingi... Ehitusperioodil siis? Ja milli eest, siis on 4 kuulust valmis, siis oli juba hind juba, ma ei tea, 400 midagi sellist. Ma kuulsin 5 milli, aga vist nii palju ei ole? Midagi sellist, et siis läheb kogu aeg, iga umbes 5 või 10 korrust, siis hind kogu tõuseb kogu aeg, siis et kui sa ostad alguskorteri, kui see, ütleme siis maja 3 aasta pärast valmis on, siis see hind on juba topelt või 3 korrust või isegi rohkem. Mida rohkem korrusi peale ehitatakse, siis kõrgemaks läheb? Ja kõrgemaks läheb, seda sa ostad alguses, sinu raheks ehitaksegi neid majasid, aga kogu aeg seda kõrgemaks, siis ka hinnad kokku tõusevad. No vot, et alati tasub olla esimeses rongis kiiresti otsused vastu võtta. Kiiruta meile, me räägime selle lähemalt veel, mismoodi raha enda jaoks tööle panna. Me teame. Just. Uus päev, uued seiklused, meie sõbrad võtsid jälle mingiks perioodiks endale hotellis, me sõitsime siia nendele külla, selle äge sein, rohelust täis motivatsioonikoutidega, võtsime nendele mingi kõlari ja riided kaasa ja lähme siis tuppa ja vaatame, mis me nüüd tegema hakkame nendega seal. Jõudsime siis hotelli sisse, see näeb väga kena välja, Kristi tuleb kohe meile vastu ja siis vaatame, kas me saame ka tuppa. Oleme 49. korrusel ja siit on selline vaade. Me oleme siis Dubai Marinast mingi 7 kilomeetri kaugusel, et siin merevaadet ei ole, et siin on selline uhke vaade ja selline soe, hästi soe tuul puhub näkku, et suht tuuline on siin, aga tegelikult see on väga hea ja väga mõnus ja jahutab siin. Ja lähme viilume nüüd tuppa. Mis siin toas toimub? Kuju ajab asju. Et selline jälle hästi vägev, suur place. Seal on õueala, basseiniala, seal rahvas ujub. Ei midagi jäänud peale, ei jäänud. Seal taga on köök. Midagi jäänud kuulda ja seal tagapool on vist magamistoad. Aga sinna ma praegu ei lähe, seal on inimesed puhkavad. Ja ma ei jäta rohkem salajuttu peale. Artur pakib asju, ta on minemas nüüd reisudele, mitte reisile, vaid reisudele. Vietnamisse ja kuhu veel? Eestisse. No Eesti ka sinu jaoks nagu reis ju. Malaisiasse, Indoneesiasse. Pöörgama lennukäänes erinevad. Oota, nüüd ma just jätan. Okei, laseme talle riietada ja meie lähme siis randa. Seda näeme siis veel enne. Me näeme, tšau! Olgu. Ja ma lähen siis poistega randa. On õhtu 10 läbi vist või? Ja nüüd esimest korda ma lähen siis siia. Mis Rolex näitab praegu? Mis aega Rolex näitab? Rolexit. Rolex, jah. Rolex. Vot, see on õige vastus. Näitame siis Dubai ööelu ka veits. On reede õhtu, meie lähme randa ja inimestel on fancy, biovibe on sees. Aga meie lähme ujuma, sest et ega päeval siin ei kannata rannas olla väga. Käisime kolmapäeval ühel mingil üritusel Kuluga koos, tutvusime seal paljude inimestega ja siis nad ütlesid, et Jesus, lähete siia suveks või? Tahad küll tulla meile? Seda ka. Ja nad ütlesid, et me oleme hullud, et te jääte siia suveks ja esimest korda suvel on nii palav, et sa mitte see ei ole sul isegi valik, et sa õue lähed, et nii hull pidi olema, et sa ei kannata üldse õues käia. Aga eks siis ole näha, me oleme tugevad isendid.
Dubai on sellepärast üliäge koht, et siin on nii palju ilusaid autosid. Ma ei ole kunagi olnud mingi väga suur autofänn, aga mida aeg edasi, siis tegelikult ikka on äge küll. Ja nüüd on siin, oleme saanud ka igasuguste uhkete autodega sõita. Alustades sellest, et kui me Dubaisse tulime ja taksoga hotelli läksime, siis meie taksoks oli Tesla, millel käisid uksed ülesse. Mul oli kohe nagu vau ja see oli ülimugav. Ja ka nagu näha, Tommile ka meeldivad autod. Siis sai siin igasuguseid sportautosid veel proovitud ja üldse, kui sa siin ringi vaatad, siis et sportautod ei ole siin mingi väga suur asi. Ja see mulle meeldib. Ilus vaadata ilusaid asju. Üle tee käimine on ka siin mingi imeliku süsteemiga, et suht vähe on nüüd ülekäiguradasid. See ongi just selline linn, kus enamus inimesed ikkagi liiklevad autodega, taksodega. Just selle kliima pärast, ma arvan. Ja eks vahemad ka. Aga kui sa tahad üle tee minna, siis lihtsalt mingi vastu üle tee või mingites kohtades. Ühe korra ma ootasin 5 minutit tee ääres, siis mingi mees tuli mu juurde, ütles, et kuule, et viipas käega, et tule nüüd. Et siin ei oodata, lihtsalt astu tee peale. Mul oli nagu, mida? Seal on siis linn, pöörame ja seal poisid lähevad. Jooksen neile järgi randa. No ega läbi minu kaamera see paade just väga palju edasi ei anna, aga siin koha peal on lihtsalt nagu vau. Ja väga mõnus on õues ka siin õhtul olla. Selline kliima, et võid 24/7 bikiinidega olla ja siin rannas tiksuda ja inimestel käib siin oma private party. Aga mis ta paljab pole juba? Ma lähen küll vette. Muidugi lähme vette. Linna üks kõige populaarsemaid klubisid, restorane. Bla. Party on, bla. Käisime ujumas ära puttidega, vesi oli täiega soe, väga soolane. Siis jalutasime siin ringi, mingid riidepoed on kella 12-ni siin lausa lahti, et siin käibki elu 24/7. Üle tee saab. Ja nüüd Tom viib meid kuskile sisehoovi. Teen üllatusi. Üllatusi? Olen kohalik. Sa oled täiega kohalik. Oota, palju sa siin käinud oled juba? Liiga palju. Liiga palju? Mis ma täis ei saa? Vast 6 kord. Juba 6 kord. Jesus. Kulju, sa oled kaameras. Ole viisakas. Jah. Olegi viisakas. Ei ole. Valed normid. Kera norm õigiks on tõr. Aga mis ilus vaade siit siis nüüd meile vastu vaatab? Siin on tüdrukutel tööpost. Vastab küll midagi. Kus sa Omastukse võid viid. See on mingi kahtlane kant. Ülivägev on öösel siin jõuda. Pole kuskil ujunud, niisumas vees. Kell 12 öösel. Seisad vee peal, pulmal peagi. Laina hellitab õrnalt sind. Ülikinge. Kodurajoonis. Ja kui sa tahad meie tegemistel silma peal hoida, siis kindlasti nüüd like ja subscribe.